No, võib öelda, et juba aastal 1993, kui siia tuli selline esimene, võib seda regatiks nimetada, aga just nimelt see üritus, mis oli seotud Tall Ships Races teemaga, mis oli loomulikult palju tagasihoidlikum ja väiksem võrreldes sellega, mis meid ootab siin Tallinnas aasta pärast. Juba siis hakati mõtlema, et kuidas siis nagu seda suurt regatti siia Tallinnasse saada. Ja selline tõsine töö on käinud viimastel aastatel, siis loomulikult nõudis linnalt päris palju ressurssi. Esiteks see lobiressurss nii-öelda, et teiseks ka rahaline ressurss ja päeva lõpus, kui meile öeldi, et jah, nüüd saate endale, et siis ma võin öelda, et oli päris korralik pidu tegelikult, sellepärast, et sellised asjad ei juhtu pehmelt öeldes igal aastal või isegi iga aastakümnel. Nii et viimastel aastatel, kui siis esiteks oli linnavalitsuse eesotsas Taavi Aas ja nüüd on siis linnapeaks Mihhail Kõlvart, nagu oli siis väga palju tööd selles suunas tehtud. Kultuuriamet tegeles sellega nagu väga palju ja võib öelda, et järgmisel aastal siis meie elanikud on tunnistajateks sellisele sündmusele, mida Tallinn pole veel näinud. Aga öelge, miks see linnale nii oluline on? Siin on mitu põhjust. Ma ütleks, et neid on põhimõtteliselt 4. Üks neist on puhtmajanduslik, et kui me näiteks toome Turu linna, kus regatt oli aastal 2017, siis 4 päevaga külastas seda sündmust rohkem kui 500 000 inimest. Võrdluseks meie merepäevi, mis kestavad samamoodi 4 päeva, sel aastal jäid kahjuks ära, aga tavaliselt on see külastatavus umbes 100 000 inimest, nii et see on kordades suurem. Lisaks 2017 siis Turu linn sai tänu sellele umbes 30 miljonit kasu. Nii et selles mõttes ma arvan, et see oleks nagu ka meie jaoks üks päris hea põhjus, nagu miks me seda teeme. Teine põhjus on siis seotud noortega, sellepärast et see on siis väga paljudes mõttes nagu on selline õpetlik regatt ja siis noored viibivad laevadel. Põhimõtteliselt pool meeskonda peavadki olema nagu sellised noored, kes õpivad, kuidas purjekatega sõita. Nii et ka meie Eesti noored saavad sellest kindlasti osa võtta, umbes 200 noort nagu saavad seda teha, suurtel laevadel siis viibida nagu päris pikka aega. Ja see on, ma arvan, nende jaoks nagu üks väga huvitav kogemus. Ja kolmandaks on keskkonnateema, sest kindlasti üheks Tall Ships Races regati põhimõtteks on keskkonnasõbralikkus, looduse kaitse ja selline roheline eluviis. Nii et selles mõttes, kuna Tallinn ikka pürgib selle Euroopa rohelise pealinna tiitli poole aastal 2022 ja me oleme juba finaalis, me väga loodame ja usume, et me seda tiitlit saame, et siis ma arvan, 2021 selline üritus kindlasti annab sellele teemale juurde. Ja 4. põhjus on väga lihtne, et kui toimub üks suur rahvusvaheline üritus, siis on tavaliselt nagu linnale ja sellele riigile nagu päris suur reklaam, päris suur tunnustus ja kindlasti ma arvan, et sellise mastaabiga üritus on päris suure reklaami mõjuga, ütleme seda niimoodi. Ja nagu te teate ja nagu ma seal mainisin, et meil siin käivad suured ehitustööd seoses ka kruiisiterminali ehitusega, mis saab just järgmiseks aastaks maikuuks valmis, kuhu tuleb siis selle ürituse peastaap, pressikeskus tuleb, siis tuleb sinna vabatahtlike keskus ja palju muud, mis on selle ürituse juurde vaja. Ja seoses sellega tuleb sinna ka kohe sealsamas läheduses saab olema regatiküla. Regatiküla on mõeldud siis just nende purjelaevade meeskonna teenindamiseks, et nemad saaksid seal ennast vabalt tunda, et neil oleksid seal osutatud kõik vajalikud teenused ja et neil oleks mõnus olla. Eks me teeme omalt poolt maksimumi, mis me saame. Kindlasti need suurimad purjekad, mis tulevad, need lähevad meil kruiisikai äärde ja siis väiksemad tulevad siia sissepoole ja siis päris väiksed juba siia jahisadamasse. Aga püüame omalt poolt anda maksimumi, nii et loodame, et mahuvad kõik ära. See on hästi vinge võimalus minna ja purjetada ja mitte ainult isegi noortele, kes purjetavad täna, vaid ka nendele noortele, kes ei ole varasemalt üldse kunagi purjetanud.
ehk siis kõigile noortele vanuses 15–25 võimalus minna purjetada laevadel, mida Eestis ei olegi üldse olemas suuruse mõistes ja saada kogemus, mis on põhimõtteliselt ainulaadne. No see ilmselt annab ka võimaluse õppida neid laevu väga hästi tundma ja võib-olla annab see nende sportlase karjäärile midagi juurde, saan ma õigesti aru? Ja kindlasti nendele, kes täna purjetavad, on see, et nad saavad kogemuse, kuidas üks või teine laev teistsugustes tuuleoludes käitub. Pluss on pikamaasõit, mitte ütleme lühiringid kuskil lahe peal. Ja nendele, kes ei ole üldse varasemalt purjetanud, siis nemad saavad oskuse, kuidas sättida purje, kuidas olla roolis, kuidas teha sõlmi, absoluutselt kõike ja kuni navigatsioonini välja, ehk siis tegelikult noor õpib väga palju erinevaid asju ja lisaks saab ka nagu hulgaliselt uusi tuttavaid ja sõpru üle maailma, sest et laevastik on ülemaailmne. No te ütlesite, et väikseid ringe tegema ei hakata, et milline see marsruut siis on? Marsruut algab järgmine aasta Leedust Klaipedast, siis toimub võidusõit Soome Turulinna. Turust tuleb siuke etapp nagu Cruising Company, kus reaalselt laevad võidu ei sõida, aga nad käivad siis vahepeatustega, peatuvad igasugu väikestes sadamates ja siis tulevad Tallinnasse, kus nad on siis meil külas 4 päeva ja siit lähevad nad edasi võidusõiduga Ahvenanmaale Marienhammi ja Marienhammis siis pikk võidusõit risti üle Läänemere või siis ülalt alla Läänemeret mööda Tšetšinisse Poola, nii et siiski need on kõik siuksed 3–5 päevased võidusõidud, et seda merd on rohkem kui meil tavaliselt.